Tere kõik head esiliiga jälgijad! Täna tervitame teid siin 1. juunil lastekaitsepäeval Elva linnastaadionilt, kus kohalik koduvõistkond FC Elva võtab vastu külalised Tallinnast Tallinna FC Levadia U21 võistkonna. Mina olen Elaresi ja minuga kommenteerimas tänast kohtumist siin FC. Ja tuli oma värav, kaitse üritas klaarida ja Jaagant hästi mängis palli, küll ka ja Villem saab palli ja peale löök ja tõrjub väravat ja pall lahti ja ei läinud pall väravasse, uuesti pall lahti ja uuesti Pangura peaga lööb ära. Ja oli Jaagant see, kes palli juures, seal lahti palli juures esimene tõsta tegi ja nurgalipu juurde tähistama mindi. Praegust Levadia meestele päris sinna ei jõua, kuhu nad mõeldud on. Aga nüüd pall kasti ja seal ka kukkumine ja penalt tuleb Kristjan-Erik Lääne, näitab käega penalti punkti poole ja ei näegi kes, aga ja Kruus hüppab küll õigesse nurka, aga värava lööb ära. Tundus olevat number 40 või 41, kohe saame teada. Mina ka tean. Ja nüüd tuleb hea tõste 66 Kondratski palliga värava ette ja seal Pahh ja tuleb ka möög vasaku kelleltki, aga ja Pahh saab lahtise palli ja lööb 2-2, 29. mänguminut algas just. Et selleks hetkeks on meil 2-2. Tuleb päris pikalt, aga seal pall lahti, peale löök veel. Aga Jagodinskis kohal ja seda korras ka ikka hästi seda. Ja Pangura taha posti Lehter ja suluseisus veab liiga pikalt seda palli ja hetkeks jääb ilma pallist, aga nüüd Lehter lööb peale ja lati ja sealt latist põrkab veel Lehter, aga nii on, et lõpuvile Kristjan-Erik Lääne 2-2 võitluslik mäng, väravad kõik esimesel poole ajal. Vaatame kirjalt otsa ka, et 10. minutil Artur Sibul oma väravast